GM Boys 3! Tere hommikust! Meie jälle siin väljas. Täna me jalutame ja jalutame Magdalen Green parki. Mis ma oskan selle parki kohta öelda? Kõigepealt vast seda, et see on Dundee kõige vanem park. 400 aastat on juba pakkunud inimestele rõõmu, lastele mängurõõmu, täiskasvanutele kontsertide rõõmu ja sinna on meie kodust umbes 1 miil. Siin on just valmis saanud uued korterelamud. St. Joseph's Court ja siin koha kõrval on tehtud ühte vanasse tehase hoonesse teater, Whitehall Theatre. Siin on teatri teine osa. See on kunagi olnud kirik. Nagu ma vist olen mitu korda juba maininud, siis Šotimaal on väga tavapärane see, et kui kirikuid enam ei kasutata, siis neile antakse mingi muu otstarve. Näiteks siis tehakse teatreid või mingisuguseid spordihalle või ka restorane. Nii, see on Blackness Primary School. Selline suur vana hoone. See on üks nendest koolidest, mida me kaalusime siis, kui me siia kolisime poisse kuhu panna. Aga siis nad ikkagi läksid Victoria Parki. Nii, see on Blackness Library. Siin käivad poisid kogu aeg oma kooliga raamatukogus.
nii, see on Perth Road. See on nii vana tänav, et siin on teed väga palju tõstetud juba. Nii, mis tähendab seda, et vanasti tegelikult oli tee umbes selle kõrguse peale. Nüüd siin on hästi palju selliseid maju, millel on alumine korrus nagu maa all. Ja tegelikult see oli ainult vanasti maa all. Tähendab, mitte vanasti maa all, vaid tegelikult vanasti ta oli nagu kõige alumine korrus, mitte maa all. Lihtsalt teed on nii palju tõstetud. Ja Perth Road on muidu selline hästi šikk kvartal. Siin on päris kallid korterid, hoolimata sellest, et nad on vanad. Lihtsalt sellepärast, et see on Perth Road. Ja seda teed mööda käib meil Jakob iga päev koolis. Näete, siis siin on ka alumised korrused on nagu maa all. Me keerame nüüd siit vasakule tänavale, mille nimi on Windsor Street. Windsor on siis praeguse Briti valitseva dünastia nimi. Sellest ajast, kui nad pidid siin sakslastega maailmasõja sõdimise ajal vahetama välja oma väga tüüpilise saksapärase nime, sest et rahvas muutus väga rahutuks, et neid valitsevad sakslased. Sealt tagant poolt juba, nagu te näete, paistabki Tay. Seal nimetavad Dundee elanikud River Tay, ehk siis Tay jõgi. Tegelikult see ei ole mingi jõgi, see on laht. Lihtsalt neile võib-olla tundub, et see on natukene jõe kujuga või ma ei ole seda ajalugu niimoodi uurinud. Ja siis Tay kõrval on juba näha seda rohelist osa natukene, see on Magdalen Green. Nii et me hakkame kohale jõudma. Nii, siin ongi siis Magdalen Green. Siis ma oskan teile selle kohta rääkida. Siin on väga ilus vaade. Siin on suvel tehakse igasuguseid vaba õhuüritusi jälle. Siit jookseb kõrvalt läbi raudtee. Nii et inimesed käivad siin chillimas ja selline asi nagu train spotting on täiesti olemas. Ehk siis ronge vaatamas. Siin päris lähedal on ka lennujaam, nii et kõik lennukid, mis tõusevad Dundee lennujaamast üles, on siit väga hästi näha. Lastele väga suur erutus. Ja siin kõrval on üks Dundee ajaloolisi monumente, Tay Railway Bridge, mis on see suur sild, mida te näete seal taga. Sellega juhtus väga kurb õnnetus. See oli kas 1879 vist. Nii et see kukkus koos rongiga puruks ja inimesed, kõik, kes olid rongis, said surma. Ja on üks Dundee sümboleid. Ja siin keset Magdalen Green rohelistala on üks järgmine Dundee sümbol, Magdalen Green bandstand. Ja see on siis pärit Victoria ajast. Ja suvel on siis koht, kus orkester, kui midagi mängib või bänd, siis selle publike seal. Seda on mitu korda ka renoveeritud, nii et see on rahvale selline päris tähtis sümbol. Siin on ka siis vanad
päris siuksed ägedad peente rikaste inimeste kunagised majad. Loomulikult esiteks juba selle vaate pärast. Nii, ja siin ta lõpuks ongi täitsa pargi lõpusääre aladel. On siis tehtud laste mänguväljak. Aitäh kuulamast ja vaatamast. Tule teinekord jälle.